ja kandidaadid valmistuvad hoolikalt katseteks. Neil on üks võimalus, et saada Eesti improstaariks. Võiks arvata, et Enelil on ninas sügelus, aga ei. Soojad näolihased toodavad parema diktsiooni ja näoilmed, mis on hädavajalikud, et pääseda järgmisesse vooru. See-eest Rauno on võtnud eesmärgiks keha soojendada. Kui ta edasi ei pääse, siis vähemalt on lihased valmis, et siit kiiresti paari joosta muresid uputama. Maarja harjutab ukuleelet. Vaeseke vist ei teagi, et siin ei otsita ei lauljat ega muusikut. Neiuke on saated sassi ajanud. Kuid ongi aeg järgmisel improstaari pürgijal astuda kohtunike ette. Selleks on Jürmo. Ma ütlen, sellel noormehel on päris head šansid. Kuid mida me näeme? Jürmo kõndis valest uksest sisse. Kurb näha, kuidas nõnda potentsiaalikas noormees oma võimaluse käest lasi. Jumal teab, kuhu ta nüüd jõuab. Mina tean ka. Tundub, et ta on meie ukse taga. Nii see on. Jürmo on nüüd siinsamas helisalvestusruumis. Ta tuiab ringi ja... Tundub, et Jürmo leidis üles kollase lehe, mis tagab talle edasipääsu juba Von Krahli lavale. Aga sellega ta ei piirdu. Ta on mu kõrval. Mida? Minu kella? Jürmo lahkus ruumist kollase lehe ja meie väärisesemetega. Tundub, et ta sai rohkem, kui ta võtma tuli. Kohtume taas juba järgmises saates. Tšauki-pauki!